Tere! Seekord räägiks natukene separatsioonist. See on mõiste konstellatsioonis ja psühholoogias, kus me räägime või peame silmas nagu sellist asja, et kui lapsed saavad täiskasvanuks ja peaksid justkui pöörama tähelepanu rohkem oma isikliku elu arengule, oma pere loomisele, siis see on raskendatud juhtudel, kui pole toimunud separatsiooni oma vanematest. Ehk see tähendab seda, et juhul kui me püsime järjekindlalt oma peresüsteemis, oma vanemasüsteemis ja keeldume justkui sealt välja tulemast või me ei saa seda teha, sellepärast et vanem hoiab meid seal kinni, siis meil ei jätku piisavalt ressurssi ja energiat selleks, et täielikult pühenduda oma elule või oma perele, oma lastele, oma naisele või mehele. Separeeruda ei ole võimalik vahel näiteks juhtudel, kus ema või isa tõmbab energeetilisi niite, kus seal meie selja taga vanemad meile tundub, et ei saa oma eluga hakkama, sellepärast et näiteks kunagi on ema-isa läinud lahku ja laps, on see poeg või tütar, kes iganes, vahet seal ei ole, võib võtta sisse perest või ema kõrvalt lahkunud partneri koha. Saada temale partneriks. Ja kui ta on selle kohaga seal ära harjunud, kui ema on juba ära harjunud sellega, et alateadlikult on tal olemas kõrval keegi, kes teda aitab, kes teda toetab, kes täidab tema partneri funktsiooni, siis selline ema oma last ikka väga naljalt ära ei luba separeeruda. Ta tõmbab energeetilisi niite ja hoiab sidet, tekitades vahel ka süütunnet või kõige sagedamini tekitabki süütunnet oma lapses, et miks sa siis nüüd ei helista, et kuidas sul nüüd läheb, et kas sa siis ei tahagi teada, kuidas mul läheb ja vaat, mis ma tegin ja kui halb mu tervis on, et tervisega selline manipuleerimine on kõige sagedasem, et mul on süda paha ja vererõhk ja kõik muud asjad, siis sellistel juhtudel on üliraske separeeruda oma vanematest. Ja see süütunne tavaliselt ongi see, mis hoiab meid tagasi. Ei lase keskenduda oma elule, oma suhetele, oma lastele. Ja selle separeerumise osas on oluline võib-olla sisse tuua üks nüanss, mis mulle väga meeldib, mida ma kuulsin ühelt selliselt tublilt ja targalt inimeselt, Jevgeni Terebenin on tema nimi, Venemaa tuntud terapeut, kellel on ka oma meetod, hingeteraapia. Ma ei tea, kas see on tema originaalidee või mitte, aga ta väga-väga palju räägib separeerumisest, kuid ta toob siia sisse sellise nüansi, et separeeruda tuleb mitte vanematest, vaid vanemate lugudest. Me ei saa separeeruda oma vanematest, vaid me peame separeeruma nende lugudest, mis nendega on kaasas käinud. Ja ta väga sageli toob selliseid näiteid, võrdleb neid separeerujaid vahel sääskede, vahel vasikatega, ütleb, et kui sääsk istub su käe peale ja ta ei ime verd nii kaua, kuni tal on kõht täis ja ta läheb ise lendu või vasikas kepsleb heinamaal, kõht saab tühjaks, jookseb oma ema juurde, joob piima, joob nii palju, kui talle sisse mahub, kõht on täis, on õnnelik ja separeerub tal ja läheb edasi mängima ja tegelema oma asjadega. Vot inimeste puhul on täpselt sama lugu, ehk siis kui me oleme energeetiliselt oma vanematest tühjad, kui meil on täitmata energeetiliselt ema ja isa koht meie sees, kellest me koosneme, me lihtsalt peame seda tunnistama lihtsalt, et need vanemad andsid meile elu ja ma võtan energeetiliselt selle elu vastu sellistelt vanematelt, nagu nad olid, aga nende lood on nende lood ja isegi kui nad mulle ei sobi, siis ma separeerun just nimelt nendest lugudest, aga ma võtan vastu need vanemad, kes millegipärast neid lugusid endas kandsid.
sest ei olnud ka tõenäoliselt nende lapsepõlv ja saatus kergete killast. Nendel polnud tõenäoliselt rohkem midagi anda, aga rohkem polegi vaja, sest sa said elu ja see on jackpot. Sa said kõik, mida sul on tarvis. Lihtsalt nüüd, kui sa oled juba täiskasvanud, siis ja on aeg separeeruda, siis sa ei saa seda teha. Sa ei saa lihtsalt selga pöörata oma vanematele ja ära minna, jättes oma seljataguse tühjaks ja öelda, et nii, ma olen nüüd separeerunud ja minna oma ellu, sest sellisel juhul lähed sa tõestama tegelikult vanematele, et ma saan hakkama vaatamata sellele, kes te olite ja vaatamata sellele, et ma teid vastu ei võta. See on elu läbi takistuste. Separeerumine tervelt ja ennast säästvalt toimub juhul, kui sa saad aru, siin on mu ema, siin on mu isa. Tänu nendele ma sündisin siia, nemad andsid mulle elu, ma võtan selle vastu, aga nende lood ma jätan nendele. Kui sa saad aru, et sa oled just täpselt nende vanemate laps, tekivad sul juured, tekib sul teadmine, kes sa oled ja kuhu sa kuulud. See on põhiline asi, see on lihtsalt, see on baas. Me ei saa aru, kes me oleme ja kuhu me kuulume, kui me ei leia oma kohta oma vanema peres. Nii et separeerumine on hea, aga separeerumine mitte vanematest, sest sa oled nendest läbi immunud, läbi põimunud, vanemad andsid sulle selle eluenergia, sa koosned oma emast, sa koosned oma isast. Sellest separeeruda ei saa, sest sa separeerud siis mingist tükist iseendast. Aga sa saad separeeruda kõigist nendest lugudest, mis on sind saatnud, kõigist nendest lugudest, millest sa oled midagi õppinud, kõigist nendest lugudest, mis sulle vanemate puhul võib-olla tegid haiget või sulle ei meeldinud, sest nüüd on sul kogemus, kuidas sa ei taha. Sul on võimalus separeeruda nendest lugudest. Sul on võimalus kaasa võtta kõik see hea, mida sa oma vanematest tead, mida nad sulle on andnud. Ja sellega luua oma elu, mitte takistusi ületades, mitte kiuste ja vägisi, vaid rõõmuga ja toetusega, teades, kes sa oled ja kuhu sa kuulud. Ja sa kuulud alati oma vanemate lapse kohale. Seda kohta ei saa sult mitte keegi ära võtta. Me võime selles elus igast teisest kohast ära tulla. Me võime tulla ära töökohast, mis meile ei meeldi. Me võime tulla ära suhtest, mis meile ei panusta. Me võime tulla ära elukohast, kus me ei tunne ennast õnnelikult. Me ei saa mitte kunagi tulla ära kohast oma vanemate ees oleva lapsena, isegi kui see meile ei meeldi, et parem oleks see teha endale meeldivaks ja sa saad selle meeldivaks teha viisil, kui su lapsepõlv on olnud raske ja sa ei suuda taluda või mõelda ilma mingisuguste pisarate või sellise klombita kurgus oma lapsepõlvele, siis separeeru lugudest, mis käivad kaasas su vanematega sinu jaoks. Aga lihtsalt võta vastu see ressurss ja eluenergia, mida sa sealt saad. Sest see on see kütus, millega sa elad oma elu edasi. See on see seljatagune, see on see turvatunne, mida sul ei ole sellisel juhul tarvis otsida oma meestelt, seda nuruda ja kerjata teistelt inimestelt enda kõrval, vaid sa oled täitunud selle energiaga, mis sulle on kaasa antud sinu sünniga. Ja kõik ülejäänu on juba boonus, mis tuleb elu poolt sulle. Nii et võta see vastu. Sest ainult selle teadmisega, et sul on juured sügaval maas ja et sul vanemad on alati su selja taga, lihtsalt puhtalt energiana, kes sind lõid, kes said kokku selleks, et saaksid sündida sina. See teadmine on reaalselt sinu fundament elus, mille pealt sa ehitad oma elu. Ja siis on sul lihtne separeeruda, kui sa oled täitunud oma vanemate energiast, mitte nende lugudest. Absoluutselt mitte. Need jätta kõrvale, need jätta nendele lahendada, sest nad on suuremad, nad saavad hakkama. Sa täitu selle energiaga, mis sulle anti. Kasvata seda endas
ja jaga seda maailmale. Ja siis on su elu tunduvalt õnnelikum, siis ei teki sul konstellatsiooni jaoks selliseid teemasid või teraapiate jaoks selliseid teemasid, ma ei saa aru, kes ma olen, kust ma tulen, ma ei kuulu kuskile, mul ei ole siin kohta. Sul on koht, võta koht lihtsalt sisse. See on ainus koht, mida mitte keegi sinult mitte kunagi ära võtta ei saa. Nii et kasuta seda teadmist, kasuta seda jõudu, kasuta seda väge ja loo oma elu. Ja tere tulemast konstellatsiooni, kui sul on raske seda iseseisvalt teha. Me koos aitame.